Hei Ukud ja Leeled! Täna on meil natuke teistsugune video sellepärast, et ühtegi uut lugu me ei õpi. Küll aga me vaatame, miks ukuleele keeled mõnikord plärisevad. Kui sul on seda varem juhtunud, siis sa oled täiesti õiges videos sellepärast, et ma annan ka sulle nõu, kuidas seda vältida. Kui sa oled valmis, siis alustame. Põhjus number 1 on selline, et me asetame enda sõrme astmelaual liiga kaugele astmetraadist. Kui meie sõrm jääb liiga vasakule astmetraadist, siis tekib selline hääl. Ja kui me nihutame selle sõrme täpselt astmetraadi taha, siis saame puhta tooni. Nüüd küll tuleks jälgida seda, et see sõrm ei tohiks olla astmetraadi peal, vaid täpselt astmetraadi taga. Selline lihtne trikk, kuidas hoida tooni puhtana. Põhjus number 2 on samuti seotud astmetraatidega ja täpsemalt siis astmetraadid võivad puutuda vastu keeli, kui nad on keeltele liiga lähedal või kui keeled on liiga madalal. See on küll selline probleem, millele ise lahendust leida kodus on väga raske, sellepärast tasub viia pildmeistri juurde, kes siis astmetraate lihvib madalamaks või siis paigaldab uue sadula või roobi, mis on natukene kõrgemal, või siis painutab pilli kaela niiviisi, et keeled oleksid kaugemal astmelauast. Selline on siis lahendus probleemile number 2. Põhjus number 3 on selline, et keele otsad, mis ulatuvad siit roobi tagant välja, puutuvad vastu kõlalauda ja hakkavad vibreerima. Ja tegelikult ma vaatan, et minu keeled ka puutuvad vastu kõlalauda ja ma märkasin, et esimene keel tekitab ka sellist kerget vibratsiooni. Ma ei tea, kas siit mikrofonist tuleb see läbi, aga kui ma tõmban esimest keelt, siis ma kuulen sellist kerget plärinat ja teine keel on puhas. Ja lahendus sellele on tegelikult väga lihtne. Need keele otsad siin taga tuleks lihtsalt ära lõigata. Ja samas tuleb olla ettevaatlik, et sa ka liiga lähedalt ei lõika, sellepärast et see sõlm siin roobi küljes võib tulla lahti. 4. ja viimane põhjus, miks ukuleele keeled võivad pläriseda, on selles, et sa võib-olla tõmbad keeli liiga tugevasti. Kui sa tõmbad keelt ja keeled on seadistatud ka üsna madalale, siis võib juhtuda, et keeled vibreerivad vastu astmetraate ja lahendus sellele tegelikult on väga lihtne. Tõmba lihtsalt keeli kergemini, nõrgemini. Need olid siis 4 põhjust, miks ukuleele keeled võivad hakata plärisema ja ka 4 lahendust. Ma loodan, et tänasest videost oli sulle kasu ja kui sa soovid, et ka kõik järgmised videod jõuaksid ilusti sinuni, siis vajuta ikka subscribe ja kohtume juba järgmises videos.